Tervitused taas Eesti meistrivõistlused discgolfis 2020 aasta numbriga hakkavad jõudma otsakorrale ja meid on ees ootamas MPO divisioni finaalring ja liiderpunt. 4 meest on kaamera ette kohe tulemas ja siin näete siis vähekene tuule ja ilmaolusid. Minu nimi on Antoni Enden ja minuga stuudios on 2017 Eesti meister Silver Lätt. Tere ka minu poolt. No nii, meil on siis siin nüüd silme ees mehed, kes hakkavad medalitele pretendeerima. Kõige esimesena Mauri Villman on siis 3 ringi järel liiderkohal. Võib-olla veidi üllatuslikult. Kes see mees on? Seda meest mina olen varem näinud. Passis sama pilt. Ja, ühe viskega Maurist maas. Tiim Lätitud 64 esindaja siis väga esinduslikult ja siin teine sama tiimi mees puristab, ei tea, kas on ilma pärast või mille pärast, aga Albert Tamm, 2-kordne Eesti meister, ka samuti ühega maas. Lasi pingeid välja enne ringi. Tuleb lasta. Ja siis teine selline üllatusmees liiderkaardil, Asko Krais. Väga soliidsed minekut näidanud esimesed 3 ringi, et loodetavasti jätkab samal kursil. Ja tulemus oli siis -12 ehk Maurist 7 viskega maas, aga korv 1, paar 329 meetrit ja oleme juba jõudnud seda eelnevates videotes korduvalt rääkida, et siin on siis peamine asi, kui saab, pöördile on hästi, aga ma usun, et enamus tahaks siit vähemalt pariga minema saada. Liiderpool. Esimesena Tiialale. Peale 3 võistluspäeva liidri kohal tulemusega 19 viset alla paari Sõprade discgolfi klubi esindaja Mauri Villman. Rein Rotmeistrit siis esinduslik sissejuhatus. Nagu näha, on tingimused natukene niisked. Ja nii nagu meil kõik ringid mäetagusel algasid, siis kas enne ringi või ringi ajal siis sadas korralik vihm maha ja esimese raja tiiala siis ainult asfaltil olev tiiala on väga libe ja üsna ohtlik. Tulemusega 18 viset alla paari. Lätituud 64 tiimi mängija Silver Lätt. Aga vaatamata vihmale suvine riietus ja lähme peale. Ja siin sekund veel enne ringi algust sai autos riidid vahetatud. Kuivad siis selge? Ja õnneks olid teised kaasas, sest meid peksti ju hotellist välja. Check-in oli vaja ära teha ja kõik riidid olid kaasas, nii et. Aga ilusti 10 sisse ja 3 võistluspäeva jagamas teist kohta tulemusega 18 viset alla paari. Lätituud 64 tiimi esindaja Albert Tamm. Valitsev Eesti meister. Kaamera näitas Kristinit, ma mõtlesin, et äkki tuleb temale. Kristinil on oma osa juba tehtud. Ja praegu nende avavisete ajal sellist tohutut tuult nagu ei olegi, mis siin tavaliselt on emad kummad poolt, et üsna niisugune rahulik tuuleolu. 4. tiialale. Peale 3 võistluspäeva tulemusega -12 paarile 4. kohta hoidev Team Discraft Estonia mängija Asko Krais. Nii, vaatame, kuidas siis Asko esimese viskega rajale saab. Samamoodi tundub selline laia kaarega Aiser sealt tulevat. Vist Asko mängib, nüüd kui seda liidkaardi vaadata, siis kõige rohkem selliseid Kevin Jonesilikke liine, et ta viskab natuke lahjemaid kötted Aiserist sirgeks ja laseb neil klaidida, et võrreldes Albertiga näiteks siin on hästi palju spike Aisereid ja kangete ketaste lende näha. Ja niisugune esimene run kohe instrumendil pihtas ja jääb sinna ka seisma. Vaadates, kuidas Mauri siin esimesed päevad on putti vormistanud teisest ringist ja ka 3. siis oleks isegi oodanud võib-olla, et selle ta kõmmutab kohe 10 kinni. Eks on ikkagi viimane ring ja esikoht ja puges ära.
Ja, ega pikk ring ootab ees, siin on energiat vaja kokku hoida. Absoluutselt. Päris lati alla esimest putti ei tasu panna. No just. Saame kohe esimese slow-mo. Kindla peale. Pumps. Käis ikka kõik instrumendi osad peale alumise posti ära. Aga mis on sees, see on sees, et scorecardi pilt ei ole. No nii, ja sinu pöördi võimalus siis. Peaks nagu olema juba neid suure võistluse ja tähtsa ringi kogemusi, et Ja ütleme nii, et on mängitud küll ja sellist võistlusnärvi, kui sellist ei ole väga tundnud, aga kas oli Aga see niiskus? jah, see vihmasabin tegelikult või sabin paduvihm, mis meil 15 minutit enne ringi alla tuli, lõi tegelikult päris rütmist välja, et ilmselgelt oleks pidanud selle puti ära panema, see oli circa 7 meetrit, aga 3 on okei ja lähme edasi. Kas panid ka tähele, kui esinduslikud lipumehed on liidkaardile selja taha pandud? Jah, neid Rakvere aatite lipumehed. Lipumees, ma pidasin Kännu-Jakot siin silmas. Kännu-Jakot nägin ja tutvusime seal nende kõikide officialitega esimese tiibi peal. Okei, väga hea. No nii, kord 2, paar 4, 180 meetrit. Mis on su gameplan? Tead, ma olen siin nii palju erinevaid asju proovinud ja tii pealt vaadates tundub selline Eske Heiser üle puude peaks maanduma sweet spoti, aga tegelikult see nii ei ole, et ta kannab peaaegu kõik korrad OBS-e. Ehk siis minu gameplan on visata lihtsalt otse puudesse ja loota, et jääb mingi lukk. Okei. Albertida oleme siin näinud eelnevatel võistlustel, et ta on isegi sinna üle selle ühe OB saare saanud, aga seekord niisugune võib-olla veidi kõrge ja ma ei tea, kas siis nõrk vise, et suri sinna, tegelikult siiski heasse kohta, et sealt on väga okei vaade olemas. Ja. Ma arvan, et ta on oma gameplani muutnud siin rajal varasemate võistlustega võrreldes, et varem ta läks ründama, aga nüüd mulle tundub, et ta mängib ikkagi kindlalt 3, et midagi, mis fleksiks tagasi, kui ta on juba üle puude tulnud. Et väga raske on kontrollida seda lõpuni hoidvat, üleminevat tagakäe Anheiserit, mis maanduks siis greenil. Jah, siin greenile ikkagi on vaja täiesti niisugust superviset, et see on üsna keeruline ja see Alberti vise on niisugune soliidne, et sealt saab ilusti 3 mängida ja teil Mauriga mõlemal kuidagi päris palju olen selle suve jooksul näinud ka niisuguseid viskeid, et tundub, et läheb sinna tagumisse nagu metsa väiksesse tukke sisse, aga see eeskäsi tuleb sealt ikkagi läbi. Ja enamus korrata tuleb sealt läbi ja sellepärast mina võtsingi plaaniks visata tagumistesse puudesse peale seda auku, et kindlasti mitte vara sisse minna. Et 10-9 ta annab sulle täitsa avatud variandi, et kas läheb täitsa veereb sinna mäest alla lagedale või jääb sinna, kus me nüüd Mauriga oleme. Ja Asko siis pidi sealt ühe lisaviske lihtsalt välja tegema, et jäi sinna esimesse metsatukka ja see on kindlasti, kui nagu sinna sisse jääda, siis see on palju tihedam, kui on see tagumine metsatukk, et sealt võib-olla veel natukene on mingit vaadet, aga sest esimesest väga palju ei ole. Ja see on peaaegu et pullikas. Võib-olla isegi on. Äkki on isegi. Aga sel suvel olen näinud sinu poolt päris mitmel korral, et seal kallaku peal sealt ühtegi sammu teha ei saa, aga kui selline tugev eeskäsi on, et siis sealt see kohale visata ei ole nagu mingi probleem. Ja nüüd fleksis natuke liiga palju ja jäi sinna mängijate poolt vasakusse OB saarde sisse. Kui me eks, siis Mauri eelmise ringil oli täpselt sama koha peal ja läks tagakäe putterit viskama. Samuti käppi ei tabanud, aga võitles sealt puudest läbi ja pani kohe korraliku statement putti seal 20 pealt 10, et natuke on hädas selle teise viskega seal olnud. Ja Asko nüüd flirdib natukene greeni nii-öelda selle vasakpoolse OB-ga, aga jääb veel safe'i ja saab sealt parri proovida. Nüüd siis lõpuks laseme Albertil ka ühe viske sooritada. Tundub, et pioneer on kätte võetud ja läheb kõrge Eske Heiseriga. Kui nüüd sealt tuleb nähtavale, tuli ilusti 4 meetri peal. See on tal üsna ustav see kollane eristämbiga pioneer,
et põhirelv sellisteks viseteks ja näed esinduslikult seal punane lipp üleval, et vaikust palun. Ennem kui sa rääkisid lipumehest, siis ma arvasin, et sa mõtlesid Rakvere kutte, kes selle bazooka bänneri tegid. See oli äge. See oli ülikool. Et siin nädal varem sai siin Rakveres ja Kiviõlis selle kambaga natuke mängitud ja trenni tehtud, et väga chill seltskond. Nii, Asko paari pääste kõditab natukene neid vasakpoolseid kette. Tuleb poogiga leppida. Mauril samuti 5. Nii on. OB karistusega. Nii, ja Alps 2-2. Kohe jälle rongi käima pannud. Täistuuridele. No, kas nüüd? No, veel on seda kalibreerimist jah. Mis on sees, aga selline kriips madal. Skorele läks 3 kirja ja ega peale seda viset enam keegi ei mäleta, kuidas ta sinna kukkus. Eks Albertil on siin vaja natuke tööd teha, et tal siin eelmise võistluse Alutaguse Openi siis finaalringile on natuke vaja juurde panna, et 10-10 sai alustatud. Ja oi, kui tigeda selle 11. peal oli. Aga kor 3, par 5, 318 meetrit. Siin võib nüüd hakata nägema korralikke tõmbeid, et 2 rada on soojaks mängitud. Tuult ka nagu sellist tohutut ei ole, et siin tihtipeale on vastu tuul ja kui sealt hakkad põõsa tagant, seda avaviset põõsa tagant üle OB siis varastama, et seal võib igasuguseid asju juhtuda, aga selline üsna vaikne tuuleilm on seal, mis tähendab, et peaks nüüd nägema korralikke tõmbeid. Ja Albert tõmbab kohe korralikus Aiseris Needi teele ja see on juba kuldkoht. Ideaalne. Tunnen, et see 3. rada mängib just kui selle sisseelamise viimast väga tähtsat peatükki, et kui selle 3. saad siin ilma punaseta mindud, siis edasi võiks olla natukene see mäng rahulikum, natuke vähem riske ja ohte. Ja sul nüüd jäi vist seifi sinna, aga... Seif küll, aga väga lühike, et ei olnud plaanis sealt üle põõsa mängida, vaid ikka ümber, aga läks väga vara käest. Aga selles osas on sul õigus et see on nüüd see viimane ja korralik selline proovikivi, kuidas nii-öelda algusest minema saada, et siit on suuremate, ütleme, OB-d vältides peaks rahuliku parri siin ära mängima ja siis edasi saab juba paar sellist näiliselt nagu lihtsamat rada ette võtta ja võib-olla mõnusama tundega. Kuigi teame, et 4. on seal või putimisel juba palju juhtuda, aga eks me sinna jõuame. Nüüd siis kõik mehed õnneks avaviskega ilusti seifis, et kes siis kui kaugel sõltub sellest, siis kas saab hakata seda nurka ka juba ründama. Asko üsna kaugel, aga ilusti saab sinna peaaegu 100 meetri peale korvist. 110 jääb minna veel. Aga on selle viimase sirge peal. Sa oled ikka täitsa siia vasakusse äärde ennast toimetanud. Ja teine vise väga madalaks, aga jõudis samuti nurgani, et on juba näha korvi. Ja siit saab rahulikult sirget hakata mängima, et seal on pead nagu võtma vastu otsuse, olenevalt kui kaugel oled. Sinu kohalt ei olnud nagu küsimuski, et seda nurka veel lõikama ei lähe. Siit on täpselt samamoodi, et seal, kus Albert juba on, sealt juba saab natukene hakata oma viset suunama korvi suunas ka juba otse, et just. Piisavalt on seda distantsi käes ja võiks öelda, et sellel rajal siis avavise mängib meeletult rolli, et kõik järgmised visked teha enda lihtsamaks, et kui sa teisega saad juba ümber nurga, siis see 3. nii-öelda ideaalis lähenemine korvile jääb juba nii lühike, et seda peaks sinna ilusti väiksema ringi sisse parkima. Just, ja Albertil siin ikka täitsa vedam on, et panigi vähe oma nagu positsioonid ikka vähe laialt ja täitsa riskis. No nii, siin on vale mustriga peale mindud.
ja ütleme siiamaani tegelikult pidas hästi, et on küll veits libedam suss jalas, aga tunduvalt mugavam mängimiseks, et siin kõrge muru sees kohati oli libe, aga vähemalt ei shankinud OBS-e, et saab sealt parri mängida küll. Just. Ise sai ilusti teele ja praeguse seisuga kõik liiguvad ilusti puhta lehega edasi, et vaatame, Mauril on veel selline viimane pikem vise siin mööda seda viimast sirget. Ja tundub, et tuleb ilusti greenil ära. On pullikas. On. Ja lihtne pördi peaks olema. Ja ütleme, et tahaks rohkem näha, et Mauri jätab ennast sinna 3. ringi ikka, et neid pullika sisse tõstmiseid ei ole põnev vaadata, et nendega saan mina ka hakkama, aga kuidas see mees ikka 20 kandist neid putte laob, et see on ikka uskumatu. No ja Albertil täiesti peaaegu et perfektse lähedaselt mängitud see korv, et see teine vise natukene laiaks, aga pääses OB-st ja nüüd vaatame, kas siit tuleb mingit ilutulestikku. Saame ühe esimese OCP. Instrumendile pihta, aga vedas, et jäi seisma sinna. Ja, ma vaatan see avaali täpselt, siit oleks trepist alla tulnud mulle sinna koti kõrvale jälle parkinud ennast. Kas pead ruttu koti eest ära võtma sealt? Aga nüüd? Tuli ära üks OCP seal. Tundus vähemalt, seal on ta nii piiri peal. Aga ilus putt Askolt. Ja kui sa mainisid seda, et Mauri võiks sinna kaugemale jääda, siis tuleb meelde, oli ta Alutaguse Open, kus sa 2 korda käisid OB-s, aga siis 25-30 pealt otsustasid, et selle fore paneme topsi. No ikka, kui juba nii palju oled viskeid teinud, et tuleb kuskilt tagasi võtta. Absoluutselt. Tänud Askot T-spordile ja liigume edasi, korv number 4, par 3, 99 meetrit, näiliselt lihtne sirge vise, et seal 90 ja 100 meetri peal võiks nagu maha kukkuda ja sinna jääda, aga alguses on selline väikene aken, mida tuleb tabada ja siis lõpus on korv kallaku peal. Kõik juba teate, et siin on nähtud igasuguseid rolle ja sai ka siin ühes videos räägitud Kristinile ka, kuidas meil üks kodanik nimega Jako Känd oli seal ringist väljast 4 korda üritanud. Sai 13 pealt 16 peale rolli ja siis 17 peale rolli, aga ei jätnud jonni. Vaat sai käe soojaks vähemalt juba siin ringi alguses. Et see, seal võib neid rolle juhtuda ja just sellepärast tahakski, ütleme nii, et kui päris nagu sinna pullikasse või 5 meetri peale ei saa, siis vähemalt tahaks nagu pinna hai olla, et sa saad korviga ühelt joonelt puttida. On võib-olla natukene enesekindlam, aga vaatame, mis siis on, et Albert jättis veidi lühikseks, nüüd Mauri on pin hai, aga kaugustanud niimoodi, et sealt võib ka nagu juhtuda, aga äkki nüüd saame siis ühte tema seda kindlat putti näha ja täpselt see üks puu, mis nii suur ei ole, aga töötab nagu takjas, kui sinna ligi visata, et see võtab ketta kohe maha. Ma räägin oma gameplanist kohe sellel ajal, aga vaatame selle soorituse ära. Absoluutselt mitte sinna poolegi. Ühesõnaga tahtsin öelda, et me seda 4. rada natuke kartsin rohkem enne võistlust ja just, et kuhu teda maanduma panna ja avastasin, et julgelt ace runnida nii-öelda seda korvi. Kui ta tuleb napilt vasakult paremalt või üle korvi, siis see roll on sinna taha seina ja ta jääb pidama sinna kuskil 6 meetri peale. Võt umbes sinna nüüd, kus Asko maandis. Ja sealt enam alla ei tule. Ja esimesed 2 ringi sai ilusti sinna ta visatud, et mõlemad korrad lubas isegi sinna väiksemaid numbreid skore peale panna, aga nüüd täielik shank läks lausa Anheuserist välja ja Truth Anheuserist tagasi ei tule sellise distantsi peale.
kindlasti ei tule. Ehk siis sinu plaan on mängida see korv pikaks, taha seina? Pikaks anda väike võimalus, aga noh, kui tõenäoline see ikka on, et ta sinne kukub sisse, et sealt on mingi variant. Ja siin, kas ma mäletan õigesti otseülekande ajast, et küsisid nii-öelda casual relief'i sellest hunnikust? Jah, seal oli, ma ei ütleks 20-30 sentimeetrit sellist kohta, kust jump puti puhul oleksid ilmselt mu mõlemad tossud sinna põhja jäänud, et pool oli nõus ja anti mulle siis väike relief, et sain selle sopa loigu või mis iganes mudase koha tagant mängida. No nii, Albert on napilt ringi serva peal, nii et saab väikse stepiga sealt panna. Oi, noh, saab nüüd comebackeri sealt, noh, head distantsit, aga peab sinna põõsa sisse ennast vaikselt sokutama. Et veidi jah, see kõrguste vahe siin mängib rolli. Ja kas see oli nüüd parriputt? See oli parriputt, jah, sest esimene oli tal ju seal künka või seal esimeses puus. Ja. Nii, Albert koristab parri ära. Ja ega siin paremaid tulemusi enam ei saagi tulla, et siit tuleb paugi. Asko potib samuti paugid. Sel traalt on paugi võimalik võtta, kui sa putid pöördi rauda ja siis ta läheb ära, aga muud stsenaariumit ma väga ette ei kujuta, kuidas 4 võtta, aga nüüd oli näha 2 varianti ja üsna lihtne. Ja miks ta ei ole siis? Ja liigume edasi, korv 5, par 4, 218 meetrit. Noh, siin on nüüd üks peamine selline oht või selline asi, mida ei tohi teha, on minna sisemist kurvi lõikama. Et ülejäänud kõik suurem osa viskeid siis, kui nüüd päris mingit rollerisse ei vääna, et seal on see fairway laieneb ja läheb mäest alla, et ruumi on nagu palju. Aga jah, see põhioht on, et kui lähed seda sisemist kurvi lõikama ja kuigi see vasak OB läheb vaikselt kaugemale, siis see ketas üldjuhul ikkagi sealt sisekurvist feidib sinna OB-sse ära, aga vaatame, mis mehed seekord siin. Loomulikult on ka muidugi võimalus visata otse ja jääb kandma, kuna maapind alt ära läheb, et sinna taha OB-sse, aga sellega saavad ainult mingid täitsa omamoodi mehed hakkama siin. Ja midagi väga flippavat ei tohi visata, et ega ta jõudu väga ei tahagi, mäest alla ta läheb ja nii kui ta sirgeks läheb ja natuke hakkab üle minema, siis on väike oht sees juba. Aga Albertil on väga palju paremat kohta sealt. Siin fairway'l ei ole, kus esimese viskega olla, et see on täitsa kuld distants ja Mauri paneb suhteliselt sarnase järgi, et küll natukene seda vasakut äärt seal kõditab, aga see sõbraliku rolli ka veel ja kas me näeme siin seda distantsi dokki, no mingi 60 sealt on minna, et täitsa siuke hea koht. Ja täpselt nagu esimesel rajal mainisid, et sellised lahjad flippavad visked Askole meeldivad. Ja väga ilus sooritus, et tegelikult ei ole väga palju vaja ammustama minna tii pealt, et lähenemine on väga avatud ja lihtne. Ja pigem isegi võib olla, minule isiklikult meeldiks visata natuke kaugemalt seda teist viset. Sellist väga lühikest touch'it taga lähenemist on sinna greenile üsna keeruline panna. Noh, teagi nüüd. See oli nüüd OBS. See nüüd oli OBS. See nüüd oli pahasti. Et siit nüüd tuleb teine vise koos karistusega, siis 3. Ja no joon tundub päris aus, aga natukene on seda jõudu palju. Ja teine karistus otsa. Et naiste liiderringil Kristin mängis nagu samamoodi, kas käisid kädimas ja võtsid õppust? Käisin jah, ja tegelikult sellel korvil ma käisin Kristinile autost jopet toomas. Ja ei näinudki. Ja ei näinud ja võtta oleks võib-olla vigadest õppinud. Ja täpselt, aga näed, Asko suurepärane lähenemine väikse abiga ka veel rollib sealt väiksest servakesest alla ja 3,5-4 meetrit. Jah, et see lähenemine on, no mulle meeldiks olla siin, kus Mauri on, et siit see välimine puu on piisavalt kaugel, pane talle väike kaar sisse ja pops seal ta on. Suurim oht on lihtsalt see,
et hinnata ära distants ja see väike languskraad, et OB taga on 6-7 meetri peal ja nagu nägime sinu viskes, siis üsna lihtne on sinna pikaks panna, kui hommikul palju putru süüa. Täpselt nii. Ja nüüd, puges ringi ära vist. Pigas ringi ära, jah. Vaatsin, kas näen õigesti seda valget joont seal. Aga jah, Albert jättis natukene kitsaks ja sai seal väikse kase. Ma ei tea, kuidas statistiliselt, aga ütleks, et see... Oh. Ja ütleme, Albertil oli siin tegelikult terve Eestika, et 4 päeva oli see putt, oli kindlasti tema kõige nõrgem külg, et ei näidanud seda minekut, et on küll siin head ringi mängimas ja tegelikult olid need kõik ringid soliidsed, aga puti pealt andis ta ikka kogu fieldile seal päris palju ära. Ja nägime ka sinu järjekordselt väikest apsakat putil. Imelist sooritust. Tahtsid panna sinna üles nurka, et väravaht kätte ei saaks. Maiko on juba pikemaks kasvanud, et päris sinna üle alalaua ei saa riputada. Nüüd tuleb alla juba panna. Jah, tuleb tabelpaugiga leppida, et seda siit rajalt ei oodanud, et nagu ma hakkasin rääkima, et statistiliselt ma ütleks, et üks lihtsamaid radu par 5 on, et võiks sealt ikkagi selle 3 äärmisel juhul siis eksitud putiga 4-ga minna, aga paraku seekord mitte. Ja Korvil 6 on siis aeg vigade paranduseks, samuti par 495 meetrit ja vaatame, kuidas siis selles kaardis on, et kas kõik 4 meest otsustavad seda vasakpoolset välimist koridori mängida, et väga tihti ei näe seda, et mehed läheksid otse tiialalt ründamagi seda parempoolset metsaalust koridori, pigem ikka eelistatakse sellist just neeti, mis haiserdab vasakule, aga Mauril jääb nüüd küll see üsna sirgeks ja selle nurga, et ma julgeks väita, et seda vasakpoolset haiseri liinida enam ründama ei lähe, et läheb ikka sealt metsa vahelt. Ilmselt tal ikkagi oli sinna plaanis natuke rohkem haiser nurka panna, nii nagu Asko nüüd tuleb, et siia vasakule võimalikult laiaks välja ja jääb see suur eeskekaar. Albert kasutab tiialal maksimumi ära. Ja väga sealt puude liidalt, aga super distants. Täiesti ideaalne koht, et põhimõtteliselt võtab juba need esimesed puud siin mängust välja. See välimine, mis seal vasakul pool näha nüüd see üksikpuu, et see ka pigem on juba üsna kaugel. No, vist jäi kriips madalaks sul? Kriips madal, tegelikult vist sihukese väikse frustratsiooni pealt viskasin kõvemini ja pöörasin oma nii-öelda nurga üle pisut, et õnneks ei seifi oleks kandma jäänud, oleks ilmselt leidnud järjekordse OB vasakult, aga sealt on okei, sealt saab mängida. Ja Asko nüüd oma eeskäega läheb ikka jube laialt, aga no seifi tuleb ja sealt parri mängib kindlasti, võib-olla saab sealt mingit vaadet kaugelt pöördile. No, midagi ees ei ole jah, et kui kaameramees ka paar sammu tagasi astub, siis jääb ka tema eest ära sealt. No nii, kas tuleb sealt kõigest mööda? No, seda oli praegu vaja. Seda oli väga vaja. Et see on ikka, kui me oleme näinud, mul tuleb meelde, ma ei mäleta, mis võistlusel, aga see samasugune fleksiv eeskäsi on sul jõudnud ikka kaugemale kui Alberti praegune avavise, siis sellelt distantsilt panna sinna pullikasse see ära on ikka täitsa super, et sealt juba peaaegu pikem poiss ulataks selle lihtsalt panna kotti. Ja ütleme, tiiala pealt see eeskäsi võiks jõuda kaugemale, et tagakäega sa saad ainult haiserit mängida, aga eeskäega juba minna ümber nende puude, kus nüüd Albert siin mille kõrval oli, aga jah, arvestades tema avaviset, et sealt peaks ta pullikas maanduma ja ütleme nii, et lähemale väga enam ei saanud. ZTP. Just. No nii, nagu ma ütlesin, siis Askol täitsa otsevaade, aga distantsi on seal ikka, ma julgeks öelda üle 20 ja täitsa aus run oli. Ei jäänud nagu väga kaugele. Aga sealt, väikene comebacker on veel, parri putt. Vaatame Mauri.
No ka nüüd natukene on selle võib-olla finaalringi mingeid põhjuseid seal, et tsipaputt siia-sinna ei ole neid saanud sinna südamesse. No, minul poolt ka ringi parim putt on tehtud. Koit seljas ja Albertil ka niisugune, pigem lihtsamapoolne putt. No nii, 6. mõned pöördid kirjas ja liigume edasi 7. Par 3, 105 meetrit, tikksirge vise. Jah, selle rajaga olin ma treeningiringitel kõige rohkem hädas, et leida sellist keskmaaketast, mille ma saan visata Haiserist ilusti tunneli keskele, flipab sirgeks, jõuab seda sirget joont, et natukene jäin siin ketta leidmisega hätta, et ei tahtnud kiiremate ketaste peale minna ja putteri viskamiseks oli siin natukene tuuline kohati. Et näeme ilmselt siin niisuguseid võib-olla paari midarit, paari fairway driverit, aga kindlasti mitte distantsi drivereid. Jah, et Albertil tundub olevat see vana hea meis. Natukene tahab sinna ja paremale. Kõik ringid, mis ma Albertiga mängisin, ta mängis sealt parempoolsest august. Esimesed 2 korda ta ütles, et see ei olnud tahtlik, aga võib-olla nüüd, kuna esimesed 2 ringi tulid välja, siis läks juba 3. kord proovima sealt. No, kas nüüd saab mingit abi või leiab OB või? Ja nii on. Tuli vist järjekordne selline šänk. Ütleme nii, et jah, kergema poolsem šänk. Et neid siin finaalringi jooksul on juba olnud ja tulnud ja tuleb veel, et ei tundnud ennast kõige paremini just nende release pointide leidmisega, et kord vara, kord hilja, kord kõvasti ei klappinud päris see mäng. Ja eks ta nii kipub olema, et kui ringi alguses paar tükki tuleb, siis hakkad nagu mõtlema ja tahad korrigeerida ja siis kipud üle korrigeerima ja siis jälle vara lahti laskma, et selle peab ringi alguses ja isegi soojendusel juba täitsa paika saama, et siis saab just eriti nendel siukstel sirgetel visetel, kus on vaja ikkagi panna need otse koridori teele, muidu on nagu pahandus, et aga head mängijad suudavad ka mõnikord selle keset ringi saada uuesti toimima. Selline Mauri tavaline tabamiskaugus oli see praegu, et sealt oleks võinud ära panna juba, jah? Sealt nagu ilmselt kõik ootasid ja ta ise ka teadis, et praegu vist korv oli liigutatud teise koha peale. Asfalt siis väga ilus drive tegelikult, midagi muud sealt ei ootagi, kui pin high ja feidib natuke vasakule välja, et selline gameplan võiks olla peaaegu kõigil. Just, et see parempoolne OB, nagu siit Alberti juurest näha, tuleb veidikene korvi poole, vasakul pool on niisugune väikene avaus ja tuleb Albertilt esimene step-ut otse südamesse ja järjekordne 2. No, tundub, et vist ikkagi oli tahtlik nüüd sinna poole. Nagu sa ütlesid, et sealt saab küll. Nii Estikatel kui Alotoguse Openil tegelikult juhtus see paremalt poolt puid mängimine, et ei usu, et see tahtlik oli, aga vähemalt mängis hästi välja. Just. Ja korv 8, par 4, 2-2-8 on distantsiks. Nüüd, mis see, kohe ilmselt näeme ka, mis see tuul siin tegi, et siin ütleme niisugune Harju keskmine ilm mäetagusel on see, et 7-8 mängitakse juba jälle nii-öelda tagant tuulde, mis annab sellel rajal A-viskeks tohutu abi, et just seda distantsi siin nii-öelda ketas kandma saada ja suur distants maha juba võtta. Ja mäleta, kas oli ka vist Alutaguse Open, kus Albert ühe sinna 5-60 peale paremale OB äärde viskas korvist, siis
võttes 50-60 meetrit ja ütles pärast, et oli nii võõras kohas, et ei osanudki nii lähedalt enam midagi teha. Absoluutselt, siin ainult vaja ta kõrgele panna ja kontrollida seda õiget release nurka, et siin Albertil fleksis väga varakult juba tagasi ja sellepärast jäi ta nüüd sinna puude vahele, aga nii kui see annukas kandma jääb, siis tegelikult tuleb sealt meeletu distants, et isegi tiiala pealt ei oota, et ta nii kaugel maanduks, pärast seal jalutad päris pikalt enne, kui oma kätte üles leiab. Nii on ja ma arvan, et Albertil kohe esimene asi, mis võrreldes tavavisetega näha oli, et ei läinud üldse selle kõrgusega, et sealt puu välimisest servast ta alati kõrgelt on läinud, nüüd oli kuidagi kohe niisugune sirgem ja madalam vise. Ja Askolt väga üllatav, et ta siin ei mängi tagaga üle minevat. Ju tunneb kindlamalt ennast Eske Haiseriga, kuigi praegu vist, kui ma õigesti mäletan, oli ikkagi vastutuul ja jättis selle Asko nii-öelda drive'i sirgemaks, kui ta oleks tahtnud. Ja vahepeal siis me teisena viskas Mauri ja temalt siis selline täitsa esinduslik sooritus, et seal fairway keskel ja korralik distants maha võetud. No, siin ma usun ka, et oleks võib-olla natukene tahtnud seda kõrgust juurde, et nurk ja kõik oli täitsa õige. Ja pärast Alberti viset natuke kartsin seda kõrgust, et võtsin ka kangema ketta, ei tahtnud, et ta tagasi fleksiks, et liiga kõrgele ei julgenud minna. No nii ja siit Fore rolleriga fairway keskele saab täitsa soliidse distantsi jällegi maha, et kui oled pahas kohas, siis jah, võtta igasugune kõik need lisameetrid võtta ära ja saad jälle heast kohast visata. No, kas nüüd tuleb? Järjekordselt vara käest ära, et võtsin natuke kangema Defenderi, et ei flippaks sinna vastu tuuldada sirgeks, aga väga vara läks ära, et see tuleb sinna väga laiaks nii-öelda vasakule kõrgele riputada, et ta kukuks siis korvi ligi. Just seal vasakul on seda ruumi ja nüüd tundub, et kõrgust on palju ja seda laiust ei olnud ja see on nüüd OB juttu. Ja saame nüüd siis tundub, et Albert on nagu selle metsa tagumises otsas juba, kust mingit vaadet nagu võiks olla, ennem vaja vähe Timo abistada seal, et metsaalust koristada, et tal jah, mingid suuri puid otseselt väga hullult ees ei ole, et see võsa massiivi seal natuke on, aga sealt näha jah, et võsad piisavalt madalad. Ja sai fleksiga sai mängida, seal Haiseri jaoks ta ruumi ei olnud vist. Ja täitsa soliidne, mis ta võib olla 15 meetrit. Jah, nii on jah, et siin kaamerapildis täpselt seda joont praegu ei näinud, aga sealt võiks juba täitsa proovida jälle. Ja Mauri nüüd grupi parim drive. Ja nüüd tundub, et on äkki parajalt seda, ka ikka sinna sinu kõrvale, et proovida saab, aga ei ühtegi teist viset ei jõudnud sinna, ütleme nii, et spoti, kuhu oleks täitsa tahtnud, et sinna kriini keskele. Ja Askot, need on üsna täpselt korvi suhtes, natukene on seal kõrgustega vaja veel korrigeerida. Albert võib-olla ei olnud ka kõige mugavam koht ja kriips kaugemal kui eelmise korvi see stepot. Aga siin on nüüd siin 10 serva pealt vist. Ja pihtas juba korvile. Juba on nagu pihtas. Et hakkab looma siin ringi lõpuks võib-olla. 5. oli ka tegelikult sealt 6 pealt said keti üles nurka. Ja Mauri võttis õppust sult. Ja tegelikult Mauri oma oli nüüd piisavalt keskel, et paremal päeval oleks ju võinud sinna jääda ka. Aga oli tugevus ka üsna tublisti. No ütleme, see mees tagasi ei hoia, et kui me paneme joonele minu võib-olla Eske drive'i ja tema puti, siis kiirus võib-olla on seal suht võrdne. Aga par on ka hea, nagu ütles üks mängumees. Jaa. Ma arvan, Asko nõustub ka sellega, lihtsalt praegu ta seda endale scorecardil ei saanud. Nii et 3 parri ja Askole tuli vist tupla sealt.
et ühe rohelise oleks võinud sealt ikka ära näha, aga mis ikka, Frontline'i viimane 9. korv, par 3, 100 meetrit, no, tuntud kui saarerada, ees on ka see väike safe ala, aga miski paneb mind mõtlema, et siin pundis keegi sinna. Ei tea, kas üldse kogu fieldi peale keegi siin seifi mängis, ei taha uskuda. No ma tean ühte inimest, kes finaalringil mängis sinna, aga mitte tahtlikult, see oli Kristin Tatar. Ja, seda ma mäletan. Et ta ütleski sellise asja, et kui viskad kehvasti, viska ikka väga kehvasti, siis üldjuhul joppab ikkagi kuskile seifi ära, kui läheb siuke semi kehvasti, et siis tavaliselt on OB. Nii ta on, jah. Ja, Alberti Stiletto ilusti maandub pullika joonel ja põrkab natuke sealt edasi. Ja huvitav täitsa, et kas leidis selle mingi ainsa kivi seal maases üles, et ta niimoodi sealt maast üles põrkas. Tavaliselt peaks see Stiletto sinna auakivina maha kinni jääma. Ja, mingi päris kõva kolks käis küll. Korralik. Mauri nüüd natuke madalalt ja saab seal oksad. Aga tundub, et on nippa-napa OB-s graafika näitab, et jääb tsipa lühikeseks. No see tundub väga aus ja nii ta on. Ilmselt siin MPO fieldil on väga palju otsemängijaid ka, et siin see Taguri Haiser ikkagi jääb sinna pidama enamasti, et tavaliselt siis auakiviks, aga praegu on need maandumised seal väikse hüppe saanud. Ja siit no, saime auakivi ka. Nüüd on niisuguse madala, aga on veidi 3 meetrist väljaspool, nii et ainsana siis dropperisse peab sunduma Mauri. Ja, eelmisel ringil pani Mauri dropperist ära putti. Nii oli. Nüüd läks natukene, oleks võib-olla niisugust sirgematalt ründamist oodanud, aga läks kaarega ja ei olnud lähedalgi. Ilmselt sama värk Mauril ka siin, vaatame Albertilt ilus pöördi. No, natukene oli jälle niisugune, et jõudis sinna korvi serva. Räägi lõpuni. Et Mauril on siin tulnud ilmselt ka neid ringi alguses neid mingid puti eksimusi, mida ta enda kohaselt siis ilmselt ei ole oodanud või lootnud või kartnud, et ilmselt see on tal ka natuke löönud selle puti enesekindluse rivist välja, et tõesti ma ütleks, et üks, kui mitte kõige parem siis pikkade puttide vormistaja Eestis. Jah, eks ta putil seal väikestest asjadest kinni on, et see ketas sinna korvi jääks. Aga sellised olid need esimesed 9 korvi. Meil on veel viimased tagumine 9 ees ootamas, et selgitada Eesti meister ja teised medali omanikud. Tänud Silver selle kommentaari eest ja näeme peagi siis tagumisel 9.